Täna lendame Roomasse, uurime, kuidas seal tekkis ristiusk ja kuidas üldse riik lagunes. Eelnevalt teeme aga kiire ülevaate Rooma religioonist ja ristiusust. Rooma religioon oli polüteistlik. See tähendas, et usuti mitmesse jumalasse korraga. Nende religioon sarnases suuresti kreeklaste ja etruskide omadega, kujutades samuti jumalaid inimestena. Roomlased olid kindlad, et riigi edukus sõltubki otseselt jumalatest. Samuti usuti mitmetesse loodusvägedesse, näiteks oli igal perel oma geenius ehk maokujuline kaitsevaim. Tähtis oli ka ennustamine, sellega tegelesid augurid. Ennustuskunsti võtsid roomlased üle etruskidelt. Roomas elas ka juute, kellelt alguses ei nõutud Rooma jumalate austamist. Ristiusu kujunemine on seotud Palestiinas 1. sajandi teisel veerandil peale Kristust tegutsenud Jeesuse nimelise rändjutlustaja tegevusega. Varem puusepametit pidanud Jeesus hakkas ringi käima ja jagama enda õpetusi. Ta saavutas paljude poolehoiu sellega, et väitis Jumala riiki pääsevad ka alamklassi inimesed. Ta kogus enda ümber õpilased ehk siis 12 jüngrit ning laialdase pooltäiskonna. Jeesus läks oma õpetusega konflikti juudi preestrite ja ülikutega, kes teda süüdistasid Moosese käsuõpetuse hülgamises ning ühiskonna alamkihtide ässitamises rikaste vastu. Seetõttu kästi Jeesus hukata. Nii tekkis uskumus, et Jeesus ohverdas end heade inimeste tarvis. Algselt oli kristlus ehk ristiusk levinud ainult juutide hulgas ja seda sai pidada üheks judaismi haruks. Järk-järgult hakkasid judaism ja kristlus üksteisest kaugenema. Juudi preestrid ei pidanud Jeesust Jumala pojaks ja messiaseks. Kristlased süüdistasid juudi preestreid Jumala poja hukkamised. Apostlid ehk siis Jeesuse jüngrid otsustasid umbes 46. aastal peale Kristlust loobuda rangest käsuõpetuse nõudest ning alustada kristluse levitamist ka mittejuutide hulgast. Küllap olete tihti kuulnud ka ristisõdadest ja nii edasi. Arvatavasti tahate teada, miks kristlus nii kiiresti levis. Mina ka. Ja sellepärast rändamegi nüüd Rooma. Oi, ma olengi siin toimiski. Kas te näete siin? Ohoo! Roomlane! Kristlane! Me oleme leidnud kedagi intervjueerida. Tere! Oi, ta saab aru minust. Meie kui kristlaste usk on tegelikult seotud väga suuresti ka teiste uskudega, sest meil on ainult üks valitseja või Jumal, siis ainujumal. Ja see on kõik ainult sellepärast, et me saaksime paradiisi. Minu sõber Peetrus, aktiivne apostel, sai nüüd Roomas preestriks, sest ta pani aluse selle koguduse loomisele. Meie, kristlased, ei pööranud tähelepanu seesluslikele vahedele ja ka rahvusele. Kristlaste arv on meil siin tegelikult praegu kiiresti kasvamas. 1. ja 2. sajandi vahetus on praegu ja nüüdseks on siis juba pea 5% Rooma elanikest selle vastu võtnud, et meie Antonius üks neist. Aga tegelikult on Antoniusel väga raske elu, ta mulle siin vahepeal üritas rääkida. Eks tema keeleoskus on natuke piiratud, nii et seda intervjuud ma kahjuks ei salvestanud, aga tegelikult levivad kristlaste kohta kuulujutud, et nemad kasutavad inimesi jumalateenistustel ohvritena. Ja kõige selle tõttu ongi kristlus keelatud usund. Ja tegelikult Antoniust on päris pikalt taga kiusatud ja see on kurb. Mul on Antonius, minul on ka kurb. Vabandage minu melanhoolsust, aga meil tuleb edasi liikuda. Antonius, kas sa oled selleks valmis? Räägi meile kristlikust pühakirjast. Nüüd ma räägin teile lühikese kokkuvõtte meie pühakirjast Piiblist. Et mis see siis üldsegi on? See koosneb 2 osast. Esiteks on meil Vana Testament, algselt juutide püharaamat. Selle kasutamise põhjuseks oli kristluse kujunemine judaismist ning 2 usundi sarnased jooned.
esialgu heebrea keeles kättesaadav teos tõlgiti 3. sajandil enne Kristust kreeka keelde ning nüüd teine osa ehk siis Uus Testament pandi kirja 1. kuni 2. sajandi jooksul algselt kreeka keeles, tänu millele levis kristlus eriti kiiresti just Rooma idapoolsetes provintsides. Uus Testament koosneb 4 evangeeliumist, Jeesuse elu ja tegevust käsitlevatest kirjutistest, apostlite kirjadest ja neile omistatud tegudest ja Johannese ilmutusraamatust, kus kirjeldatakse viimase kohtupäeva saabumist. Terve piibel tõlgiti aga 4. sajandil kristliku õpetlase Hieronymuse poolt ladina keelde, kes parandas ka varem tõlgitud osi. One eternity later. Ma olen nüüd siin juba pikki aastaid olnud ja Rooma linn on tegelikult tänaseks juba enda poliitilise tähtsuse kaotanud, sest Konstantinoopol nimetati pealinnaks. 395. aastal jaotati Rooma siis Ida- ja Lääne-Roomaks ja suure rahvaste rändamise jooksul on germaanlased siia elama asunud impeeriumi aladele ja 410. aastal laastasid viimased Rooma linna ja peagi hakkasidki valitsema tervet Lääne-Roomat. Ja nüüd sel aastal, 476. aastal, ongi Rooma lõpp käes, seepärast, et just praegu, mõni minut tagasi, hukutati Lääne-Rooma viimane keiser. Ma ei tea. Antonio. Tahtsin sellest natuke rääkida. See on suur laastus meile kõigile. Selle kõige tulemusena, mis siin toimub, meie hinnad tõusevad. Need rikkad on veel tähtsamaks saanud. Meil on bürokraatia. Põllumajandus on lihtsalt allakäigul. Ja sellepärast sa arvad, et Rooma riik lõppeski? Jah. Ja mis nüüd sinus? Me lihtsalt ei suutnud seda sõjalist vastupanu enam jätkata. Mis nüüd sinus? Ma ei tea. Ma toetun ristiusule siiski nii tugevalt ja ma loodan, et see aitab. Ajalugu on ikka õudne. A few moments later. Kristlus legaliseeriti, meid ei kiusata enam. Kes see? Konstantin just tegi seda. Oota, nii et kõik on hästi? Kõik on hästi. Oota, nii et Kristus on nüüd riigius? Jah. Oi, palju õnne sulle, palju õnne! Elagu ristiusk. 5. veebruar 2020 ma tulin tänapäeva tagasi sellest, et ajalugu, see pole nali, see oli õudne ja ma ei suutnud seal enam olla. See, mis seal Rooma riigis toimus, see oli õudne, Rooma riik lõppes. Aga loodame, et Antonius leidis oma rahu, et ta leidis ristiusus oma päästja. Ja võite siis annetusi, nagu alati saata ekraanil olevale numbrile. Järgmises saates rändame Ateenasse, et leida Kreeka jumalad üles ja paar intervjuud küsida. Nägemist!